Tere, minu nimi on Sydney ja tere tulemast tagasi minu kanalile. Täna on meil siin väga ühtlane taust, sest me läheme ajas tagasi. Me läheme ajas tagasi aastasse 2016. Ma nägin ühte videot hiljuti oma ühtedelt lemmik YouTuberitelt Merrell Twins, kus nad tegid 2016 versus 2026 meiki. Aga neid on kaks. Nii et üks tegi ühte meiki, teine tegi teist. Mind on üks, nii et ma teen ainult ühte meiki. 2016 meiki. Ja ma tegelikult juba alustasin seda videot natuke valesti, sest ma tegin midagi, mida ma aastal 2016 ei teinud. Ma tegin skincare'i enne meiki. Ma pesin oma nägu, ma kasutasin tonerit ja ma kasutasin näokreemi, praimivat näokreemi. I know, who is she? Ma tõin kõik oma meigid välja, see pluss siis teine samasugune karp on veel. Ausalt öeldes ma isegi ei tea, kas mul on asju selleks, et teha 2016 meiki. Vist ei ole ja tead, kui ma nüüd täiesti aus olen ka, ma isegi ei tea, kust alustada. Kas ma peaksin oma kulmudest alustama või ma peaksin alustama oma silmameigist, laovärvist? See on juba raskem, kui ma arvasin. Aga ma alustaks kulmudest või? Aga kuidas ma tegin kulme? Kui keegi siin on OG, siis mul oli kunagi oma meigi Instagram ka. Beauty Guru Sydney, kuhu ma tegin meigi lukke ja postitasin neid. Vot see oli OG 2016 meik, mis see tibu sinna postitas. Neid postitusid järjest mingi 3 äkki. Ma väga kaua ei harrastanud seda meigi brändi. Mul ei ole isegi pintslit, millega ma saaks oma kulme teha. Saate aru, nii halvas seisus olen omadega. No siuksega ei tee kulme ju. See on mul aastast 2016 muidugi see pintsel. Mul on kulmupliiats ja ma kunagi ei kasutanud kulmupliiatsit. Ma kasutasin seda Anastasia Brow Pomade'i ja ma olin tegelikult selle mingi AliExpressist tellinud, et see oli fake, aga ma kõigile ütlesin, et see on päris. Ma ei julge. See on ka aastast 2016. Appi kui hirmus. Oleks võinud siis vähemalt kulmud ära kitkuda selle jaoks. 2016 kitkuti kulme, mitte nagu täna, 2026. Ma teen nagu mingisuguse joone oma siia kulmule, nagu mingi outline'i. Vaata, siia alla toodi seda. Võigid nagu kriipsu siia alla ja siis pärast me hajutame selle ära ja teeme ekstra karve siia ette. Pool videot sellest me teeme kulme. Kulmud võtsid nii palju aega. Selle 2026 nagu meigi juures on kõige parem see, et see ei võta üldse aega. Mis kulm! Tulen tagasi siia ettepoole. Nii, ja nüüd ma hajutan kõik kokku. Oh my lord. Ma käisingi nii ringi. Ja mul on veel nagu suured paksud kulmud ka. Ja siis mul olidki siuksed. Okei, ma teen teise kulmu ka, sest see võtab liiga kaua aega. 2016 kulmud ei olnud valmis enne, kui sa oled nad siit alt ilusti puhtaks teinud. Ja üldse terve ümberringi oled nad puhtaks teinud. Aga kuna mul ei ole pinslit, millega seda teha, siis ma teen lihtsalt oma concealeri otsaga ja loodan parimat. No, alumine kõik tehtud. Läheb siit nagu laiemaks mul, aga tegelikult alati läks. Ja kui sa küsid, et kas seda toodet on nii palju vaja panna, siis jah, on küll. See oli tõesti nii tõsine värk. Ja seda meiki oli näos kuhjaga. Ma ei kanna nagu nädala jooksul ka nii palju kihte meiki peal enam, kui ma kandsin 2016. Eks need, kes on sinna samma vanusekanti nagu mina, nemad mõistavad praegu väga hästi, mis siin toimub. Kui ilus. Vahi seda nurkasin. Jube pikk, aga... Me vist ei blendinud seda beauty blenderiga, see vist käis ikkagi kas sõrme või pintsliga. Mul pinslit ei ole, nii et käime sõrmega. Selle siis hajutad niimoodi naha sisse. Näe, ma saan seda kohe panna lao peale siin ka, siis mul on nagu silmalao primer juba olemas pärast. See isegi ei blendi mulle ilusti sisse. See on juba jõudnud ära kuivada selle ajaga. Okei, kalliksed, kas kulmud on fliik või ei? Arvestades, et ma ei ole seda nii kaua teinud, on ta täitsa ok, täitsa üle elatav, ma ütleks. Ja siis me peame liikuma silmalao meigini. Panen natuke seda concealerit veel peale, primerina. Kuigi see ei ole väga hea primeriks, ma olen kuulnud, aga ma teen sama asja siiani. Nii et on, mis on. Laugude jaoks on meil vaja siukest gigantset paletti. Uskuge mind, mingist väiksest paletist ei piisa. Sul on vaja nii palju erinevaid valikuid, kui vähegi võimalik. Me alustame transition värviga. Ma arvan, ma võtan seda, see on siuke hele, nagu mu laole üpris sarnane. Selle me paneme alguses üle terve lao, sest siis selle abil on võimalik teisi värve lihtsamini blendida. Sellega sa ka nagu puuderdad selle kihi concealerit, mis mul siin all on ära, siis ta ei liigu kuskile ja seda võib palju panna, seda võib väga palju panna. Üldse nagu tollel ajal oli see, et mida rohkem, seda uhkem. Teeme pruunika meigi, jah. See oli nagu popvärk tollel ajal. Ma võtan siukse heleda pruuni siit ja seda paneme siia lao välisossa. Natuke tuleme ülesse ka, aga enamjaolt me hoiame teda siin pool. Aga ta peab olema suhteliselt hele, sellepärast, et ta on ikkagi ka nagu transition. See ei ole meie põhilau meik veel. Come on, siukse heledusega. See ei olnud mitte midagi tollel ajal. Jällegi, mida rohkem, seda uhkem, pane rahus. Võid terve selle potsiku ka endale silmave veel ära panna, kui soov on. Siis me võtame natuke väiksema pintsli. See on ka aastast 2016 vähemalt mul. Ja me võtame veel tumedama pruuni. Mis ta on seda? Ja seda paneme nüüd ainult siia välisnurka.
no ma ei saanud seda üldse nii palju, kui ma arvasin. Võib-olla on jama pintsel lihtsalt. Vot, me nagu süvendame seda välisnurka siin ja siis seda crease'i ka. No vah, nüüd me juba räägime. Ja siis võtan selle eelmise pintsli koos eelmiste transition coloritega, värvidega ja ma blendin teda siin veits. Et ta nii nagu ei oleks. Vot, see on silm, ma ütlen teile, see on silm. Ja nüüd teeme sama asja teisele poole. No nii! Ilus ju. Liiga lähedalt ei tohi vaadata. Aga muidu täitsa ilus. Aga see ei ole veel valmis. See ei ole kaugeltki veel valmis. Me peame ikkagi panema sära. Sära siia keskele. Cut crease. Kui mul oleks õige pintsel, siis me peaks selle pintsliga tegema nagu concealeriga siit kõik puhtaks. Cut crease. Oh my god. I would love me a cut crease. Aga ma ei saa seda teha. Võtame siit nüüd midagi, mis on hästi sära. Vaatame, mis kaamera silmas kõige rohkem sära. Mulle endale meeldib see, aga see ei sära siin väga. Võtame full roosa selle või? Võtame nagu täiega roosa või? Okei, võtame. Ja nühi oma näppu siin sees. Nühi. Oh, kui ilus. Pekis on vist natuke liiga holo selle jaoks. See roosa ei ole hea. Mul on vaja midagi veel paremat. See särab ka, aga see ei ole ka päris see. Äkki siit see või? See kuldne. Kuldne tegelikult on parem. See oli natuke lihtsama pigmendiga. Ma natuke võtan ära seda siit. Ja lihtsalt. Lähme sisse. Oh jaa. Oh my god, jaa. Vot see on 2016, ma ütlen teile. See on täpselt see, mis praegu vaja oli. Ainult cut crease on puudu praegu ausalt. Kui kõik kohad sätendavad, siis sa tead, et sa oled asja õigesti tehnud. See ei ole ikka valmis. Nüüd ma pean seda tumedat värvi ja seda crease'i siin natuke veel süvendama. Samal ajal, kui mul see glitter juba peal on, teda nagu kokku blendima veits. Mulle see täitsa meeldib. Kuidas ma selle glitteri kõik endal siit silmade alt välja saan? Ühtlasi, holy moly, see kaamera on nii hea kvaliteediga, pluss see valgus. Ma ju täiesti korrast ära siin. Tabapeegli ees ei ole üldse nii aru saada. Ma ei saa seda glitterit ära. No elame üle, äkki ma katan selle ära teiste meikidega. Me peame tegema hästi tugeva katvusega jumeka. Aga väga tugeva katvusega. Mul isegi ei ole midagi, mis oleks nii tugeva katvusega. Mul on nagu see Ariana oma, ta on päris okei, aga ta ei ole päris see. Aga ma sain endale siukse Estee Lauderi jumeka, mis peaks nagu ehitatav olema ja täpselt see ka, et ta on nagu natuke liiga hela mu jaoks praegu, mis on super. See on super, nii asjad käisidki. Peame alguses vähe. Me peame seda kindlasti juurde panema. Ta läheb natuke liiga loomulikuks. Mitte midagi ei tohtinud põhjast läbi näha ja kõik kohad läksid seda täis. Tänapäeval ma enam näiteks otsa ette endale jumekat ei pane. Oi, siis panin ja kuidas veel. Mul olid kõrvad, juuksed, kael, rinnad, jalad ja varbavahed olid ka jumekased nagu. Oi, sellest jäi ikka väga väheks. Meil on väga palju seda juurde vaja. Ei, mind ei võetaks kampa sellise õrna jumekaga isegi. Teine kiht, see on see 100 kihi challenge. Ma oleks pidanud tegema seda nii, vaata nagu see üks tiktoker teeb, et ta lihtsalt pumpab endal käe peale ja paneb niimoodi. I use 10 pumps of foundation and that's what personally works best for me. I use my hands to blend it in. Wow, nüüd juba natuke parem. Kuule, see on juba nagu õige asi. Kõrvad ka meigiseks, et nad matchiksid. Jah, ma tegin niimoodi. Selle peame ka nagu nii alla tõmbama kui võimalik, sest ega ju jumestuskreem omal ajal nagu ülejäänud kehaga ei sobitunud kokku. Nii et selle asemel sa lihtsalt tegid kõik kohad meigiseks, et ei paistaks välja, et su jumekas on täiesti vales toonis. Ja ma natuke panen veel, aga mitte nüüd siukest kihti, aga natuke panen veel. Punased põsed, sellist asja ei tohtinud olla. Vaat see oli ka põhiline asi, et silmad on nagu hästi ja siis kõik muu on hästi ühtlane. Ma võtan concealerit, mis on liiga hela mulle ja vot seda tipukesed, seda me paneme sitaks omale näkku. Vaata, kui ma praegu panen mingi niimoodi, siis sellel ajal me panime niimoodi. Voh. Ma ei saa otsaisist unustada. Siia ka. Blendime selle kõik siia sisse. Seda kõike sa tegid heart shape teibiga, mis on hästi kattev concealer. Ja no sul tõesti ei ole nii paljud vaja, aga me panime pool purki seda endale näkku. Okei, aga see näeb päriselt hea välja. Lähedalt näeb ka hea välja ju. Puuder, lahtine puuder. Ei mingit kinnist pakitud puudrit. Lahtine. Seda hästi palju. Beauty blenderiga panime endale näkku puudrit.
ausalt öeldes isegi nagu vähe paistab ja mul sai puuder otsa. Isegi ei näe ju seda. Ma küpsetan praegu, et noh, see kõik see hunnik kihte, mis meil näos on, et see ei liiguks. Et noh, kui ma kooli lähen, ma peigin terve näo ära, et ma terve päev oleksin snatched. Ma ei ole oma nägu ammu nii perfektsena näinud. Wow. Kas peaks tagasi tooma või? Kas peaks hakkama uuesti iga hommik seda tegema? Tegelikult me panime siia ka. Me tegime seda ju pärast kontuurimist. Jah, mitte veel. Ja tegelikult nüüd, kui ma mõtlema hakkan, siis kontuuriti ka ju nagu kreemiate toodetega. Kas ma oleks pidanud selle peikimisega ootama või? Okei, suva. Me võtame mu kontuurimispulga ja vaat seda paneb palju. Sellega ei koonerda. Ja me paneme seda ka siia ja siia ja me paneme seda siia. Kuidas me selle kõik ära blendin, ma ei tea. Siia kindlasti ja siia ka. Teate, mul enam seda ei ole isegi väga vaja siit alt teha, sest mul mingisugune jawline nüüd on. Siis ma ainult meigiga tegingi. Oota, miks ma üldse sellega seda teen? See asi käis pintsliga. See käis kõik pintsliga. See isegi ei lähe laiali. Appi. Aga eks seda pidigi minu arust niimoodi nühkima. No jälle nagu kõik juustesse igale poole. Kurat, ma ei oleks seda puudrit pidanud panema enne. Aga samas vaata. Vaata. Snatched. Kui ilus! Vau! Pole ime, et me iga päev seda tegime. Vaata, kui ilus see on. No, sellest ärme räägi. Kas mul natuke need omad vitsad praegu peksavad, et ma seda puudrit nii ruttu endale näkku toppisin. Mu käsi kange sellest blendimisest praegu. See oli ikka workout, no ma ütlen teile workout. Ja nüüd ma panen seda siia. Me peigime sellega kõik ära. Kuule, täiega badi on see ju. See on ju badi make. Highlighter, girls, highlighter ja palju seda. Nagu te näete, on see mu lemmik olnud. See on OG Jeffree Star highlighter. Noh, need on megad. Seda võtame palju. Näed, kus särab. Kui sa tunned, et täiega särab, pane veel. Nüüd seda sama. Väga hea. Nina peale, nina otsa ja siia ülesse. Kulmu alla ja teise kulmu alla ka palju. Ja silmanurka ka. Ma olen nagu Edward Cullen. Siis on õige. Kui sa tunned ennast nagu Edward Cullen, siis sa oled kõik õigesti teinud. Teeme laineri. Aga sellega on selles mõttes suur probleem küll, et ma pean kasutama lillat värvi lainerit. Sihukest asja me ei kasutanud. Me kasutasime süsimusta. Ja süsimust Cat Eye Wing. Vot see oli minu amploa. Ma olin sellest nii hea. Nüüd ma lihtsalt ei viitsi seda teha enam, sest see võttis nii palju aega ja nii palju täppistööd. Siin me nüüd istume vaikuses mõnda aega koos. See on tõsine töö. I still got it, baby. See on haigelt ilus meik. Võib-olla need kulmud natuke tahavad soovimist. Oleks mul õiged pinslid, oleks need kulmud olnud ka nagu... See oli ka mu amploa. Kulmudes ma olin hea. Ükskõik kui ratchet ma nagu välimuselt kunagi olnud olen. Kui mul kulmud olid tehtud, ma olen alati oma kulmude kohta komplimenti saanud. Aitäh teile selle eest. Okei, huuled enne nagu huultega tegelemist. Sest te nägite, kui palju meiki ma siin näkku panin endale. See kõik kogunes huultele kokku. Oleks mul Kylie Jenner lip kit, siis oleks elu praegu ilus. Aga mul ei ole. Teeme roosad. Suva. Kui ma oskaks nagu üle lainides, ma teeks seda, aga ma ei oska seda. Tegelikult oleks vaja sihukest asja nagu liquid lipstick. Aga mul ei ole seda. Ja paneme lihtsalt huulepulka. Ma loodan, et see nagu sobib. Kuule, sobib. Ja kui sa arvad, et vaata, paneme siia mingit huuleläiget peale, ei pane! Huuled pidid olema nii matid kui inimlikult võimalik. Kui sa arvad, et miski on kuiv ja matt, siis need huuled olid veel kuivemad ja veel matimad. Kui ilus meik, ma ei saa! Kui ilus! Ja me ei ole isegi veel valmis. Huultega tegelikult oli see trikk ka, et võtad seda puudrit veel ja siis kuidagi salfakaga vist pandi seda, aga ma praegu ei viitsi salfakaga tegeleda. Panen huultele. Ja kui tunned, et on kuiv ja tahaks nagu huulepalsamit täiega peale panna, siis on õigesti tehtud. Appi kui kuiv. Andke vett. Ma oleks nagu Sahara kõrbes. Tahaks huuli limpsida täiega. Natuke kannatust veel. Ripsmed. Ripsmed koolutame taevani on ja kõige parem oleks see, kui oleks kunstripsmed, aga mina ei olnud kunagi kunstripsmete kandja, sest ma ei osanud neid kanda ja ma siiani ei oskaks neid endale peale panna. Ripsmete koolutamisega oli see ka, et tihtipeale tuli lainer ära, nagu mingi osa lainerist, kui ma ripsmeid koolutasin, siis pidi uuesti tegema laineri. See oli klassik. Vaatame, kas peab jälle tegema seda. Ja peab. Okei, sa ei näe väga hästi, aga tegelikult on nii, et lainer tuli poolenisti maha, sest sa lihtsalt nii intensiivselt koolutad oma ripsmeid. Tegelikult oota, mulle meenus. Pean natuke silma alla ka panema seda laovärvi.
vahi, no kohe parem ju. Siis ripsmekad hunnikus, nagu sitaks paned seda. Ja suu peab lahti ka olema. Ja alla ka, alla ripsmetele ka. Kas need on kõik või? Muidugi setting spray'd ka. Tegelikult peaks seda panema rohkem. Nagu pool pudelit lasid näkku seda. Aga me vist oleme valmis. Vaata lähedalt saad aru, kui palju meiki näos on. Kaugelt on naturaalne. Aga nagu vaata, kui ilus. Ja ma käisin koolis niimoodi ses mõttes. Nagu iga päev hommikul istusin, tegin siukse meigi, läksin kooli. Asjad lihtsalt käisid niimoodi siis. Okei, moogime natuke. Andke all kommentaarides teada, kas peaks seda meiki hakkama uuesti igapäevaselt tegema. Kas peaks puutikuru Sydney tagasi tooma ja crazy eye look'e ja hunnikute kihtidega meigipostitusi tegema. Andke all kommentaarides teada. Aitäh, et sa olid siin. Aitäh, et sa vaatasid. Me kohtume varsti. Tšau!